tšau! Uus vlog. Tere hommikust! Mul on neljapäeva hommik. Sõidan korraks tööle. Mul tegelikult täna tööpäeva ei ole, aga ma pean korra lubasin ära käia seal. Ja siis on tegelikult plaan see, et ma lähen koju tagasi ja mul ongi selline kodukontori päev, et nipet-näpet tööasju vaja teha arvutis ja siis ma plaanin koristada. Et see igavene segadus selle meigilaua peal korda teha jälle vahepeal, sest et tahaks küll, et see oleks kogu aeg korras, aga kuna ma kogu aeg kasutan neid asju, et isegi kui ma meiki ei tee, siis mingid kreemi ja asju ikka ja kuidagi nagu läheb seal see lappesse, et ma vaatan üle. Nii et see oleks korras. Siis veel, niisama, sükest nipet-näpet kodus koristamist, aga ma mõtlesin, et ma näitan teile ära ka jälle, mis ma vahepeal ära olen kasutanud. Et on kuidagi jälle kogunenud mitmeid asju, mida ma selles mõttes olen ära kasutanud ja tahaks rääkida, et mis mulle meeldis, mis mulle ei meeldinud. Ja mis olid umbes siuksed, et uuesti ei ostaks, kuigi ära kasutasin. Et jah, aga ma loodan, et mul läheb kiiresti võrdlemisi siin ja saangi koju tagasi. Täna on kuidagi jube külmaks läks. Meil nagu öökülma ei olnud, aga ma kuulsin naabrimehe käest hommikul, et Jõgeval oli olnud -2 täna öösel. Pärnus siin ongi mere äärest nagu ei lähe nii kergesti miinustesse, küll aga on jube hästi tunda seda, et on ikkagi külmaks läinud, sellepärast, et maja niimoodi üleeilse ja eilsega läks jube külmaks. Et tuleb hakata soojendust sisse panema ja mõtlema selle peale. Vot, aga ikka ilus päike. Aga okei, ma käin ära ja räägime pärast pool. No nii, käidud, tehtud. Ilus päike paistab, aga külm on. Nii et nüüd ma saan minna oma lemmikkohta maailmas koju. Ja ju siis seal näeme juba. No tšau. Ma olen kodus tagasi. Külm on. Ma ei taha ära võtta seda kapuutsi peast. Mul on tõesti külm. Silmavärv on laiali. Ma mõtlesin, et paneks koristamise ajaks kohe jalga need, mis see Northern Beauty saatis meile katsetamiseks. Need selluliidi retuusid, mis on siis igatepidi nupsulised seest. Et hakkaks kohe peale. Ma vaatan. Võtavad need tööpüksid ära, ei tahaks teid tegelikult üldse praegu ära võtta. Jube külm on. Aga need retuusid näevad välja siuksed natuke, nagu nad oleksid soojad ka. Aga ma ei tea. Sama soojad nagu kõik retuusid. Aga nii, M-suuruses siis saadeti ja tundub, et see M-suurus on täpselt paras. Ja ma just mõtlesin, et huvitav, kuidas need kumminupsud siin sees, need on alla välja, et kuidas nad nagu tunduvad.
suurus igastahes on õige. Nii, siin nad on nüüd. Ma ei tea, kui hästi ta siit nüüd. Näed, see kaamera nurk ei ole retuusi demonstreerimiseks kõige parem. Toon siia. Nad on nagu siukse väikse nagu mustriga. Hästi ilusad näevad välja. Ma loodan, et ma selle tooliga ei kuku maha. Nii. Ja kui nendest nupsudest nüüd rääkida, ma ei tea, eks näha ole, kui ma pärast liigutama hakkan. Aga nad nagu selles osas ma mõtlesin, et mul on hästi siuke sensoorselt tundlik, et mingisugused, et ma ei kannata, kui mul on juuksed vastu nägu ja ma ei kannata, kui ma midagi küüne alla läheb ja ma ei kannata, kui mul vesi kätt mööda voolab, kui ma nägu pesen, ma ei kannata, kui ma selle ma ei tea, sokiga vee sisse astun vannitoas. Mulle kohe tõsiselt ma ei kannata siukest asju ja ma kartsin, et kuidas nendega on, aga need üldse niimoodi nagu pole nagu tundagi, et oleks midagi siin sees. Aga ma teen selle peegli, ma ei tea, kui palju te siit praegu aru saate, aga see peegel on rämedalt must. Muuseas, mul on taga siin see havisaba ja ma tõstin selle siia, sest Berit kunagi kinkis mulle selle kontori soolaleivaks. Aga see on nagu õitsema hakanud, see on mingi õiega vars tekkinud ja ma olen kunagi varem näinud, et havisaba nagu õitseks. See on minu meelest nii lahe, aga üks teine oli ka üks õiega vars, aga see kuivas ära. Ma loodan, et see nüüd ikkagi jääb püsima, kuigi tegelikult ma kardan, et tal on siin võib-olla jahe või pakata siin terassi ukse kõrval. Peaks ta äkki kuskile soojemasse kohta tõstma, ma ei tea. Aga ma teen selle peegli puhtaks. Ma ei saa ausalt öeldes üldse aru, kuidas see peegel nii mustaks saab kogu aeg minna. Selles osas, et ma vist lasen nagu neid siin lähedal neid pusaspreisid ja meigikinnitusspreisid ja asju, et ma ei tea, kas need siis pritsivad siia peale. Mul on vaja mingit paremat asja, mingit rätikat või midagi, millega see saada korralt puhtaks. See minust praegu, et ma teen hullemaks seda ainult. Kuidas see võimalik on? Ma ei tea, ma üldse mõtlen, et mul on see klaasipuhastusvahend, kui räägida toodetest, mis ma olen kasutanud, siis ma ei tea lihtsalt, et kas see võib-olla on kõige parem. Sest praegu nagu ta küll väga midagi ei tee, ma ütlen ausalt. No ma ei tea. Paistab veel vähem läbi kui enne ju. Või mitte läbi, aga ühesõnaga, okei, ma ei viitsi siin praegu, ma näitan need asjad ära ja siis tegelen selle peegliga edasi. Ma hakkan nagu ülejäänud asjade koristamisega tegelema. Issand, tagasisidestan kõigepealt. Täna hommikul kasutasin seda, unustasin kasutada seda näoõli, mis ma ostsin, aga kasutasin seda puudrit, seda Douglase puudrit ja ta pidi olema siis nagu selline hästi niisutav ja selline ja vananemisvastane kõik asjad ja saad aru, see oli niimoodi, et ta pidi oli ka nagu minu arust, kas oli öeldud, instant cooling ja nagu jahutav ja ta reaalselt oligi nagu, kui ma näo peale panin, ta oli jahutav ja ka minu meelest ta tegi isegi nagu selle nagu märjaks pintsli. Mulle tundub, et pintsel on niiske. Kelle tuli teada, et poiss sai geograafias 4, mis on veider. Sest et ta just rääkis mulle, et ta teab geograafiast kõike. Tundub, et päris kõike ei tea, ikka on veel arenguruumi. Ma kusjuures mõtlesin jõulukingituseks, mul keskmine küsis, et kas ta saaks jõulukingituseks sellise asja, et nagu
et nagu siukse flyeri või kinkekaardi, et üks koolist vaba päev, ükskõik millal nagu kooliaasta jooksul. Ja ma mõtlen praegu selle üle, kas kinkida neile need, et see on iseenesest päris lahe mõttest. Ma olen tegelikult mõelnud selle peale, et nii-öelda vaimse tervise päev peaks ju ka olema võtta võimalik nagu töölt või koolist, kust iganes, et kui sul on jalg katki murtud, siis sa saad tõenäoliselt vaba päeva. Ma saan lausa saaks peeglina kasutada täitsa, onju. Et siis nagu sa ju saad vaba päeva, aga kui sul vaim on murtud, siis nagu ei saa. Et ega see puudumine koolist ei ole hea, ma näen hästi palju õpetajana ka seda, et hästi paljud probleemid algavad tegelikult sellest, et puudumistest. Et siis sul on nagu topelt töö teha, ja sa pead tegema tagasi minnes see, mida kõik teised teevad, ja pluss tagantjärgi selle, mis sul tegemata jäi, onju. Puudumise tõttu. Aga samas jällegi üks päev võib-olla, kui neile nii väga meeldib, ei ole nagu midagi hullu, teeks mingid reeglid, et sellel päeval nagu kuhugi minna ei saa, peab nagu e-koolist vaatama, mida teised teevad ja ära tegema, aga lihtsalt, et saavad kodus olla. Panin seda praegu peale. Selle minu meelest ma sain eelmise aasta advendikalendrist, kui ma õigesti mäletan. Nii. Aga see meigikinniti kohta ka, mis ma just ostsin, mulle tundub, et see on hea. Selles mõttes kindlasti parem kui see. Praegult ma olen seda hästi palju kasutanud, aga see ei ole nagu hea, ta nagu sulatab kokku küll ilusti, aga ta ei kinnita hästi. Aga see konkreetne Arteco oma nüüd minu meelest nagu kinnitab ka. Et jah, ma praegult mingi kindlat seda arvamust veel ei ütle, aga tundub hetkel, et ma olen sellega rahul. Nii, aga vaatame siis üle, mis tooted ma ära olen kasutanud see kuu, sest see on hea viis nagu koristamise alustamiseks, sest et siis ma saan need pakendid ära kõik visata, mis kogunenud on. Esiteks siis Doppelherzi magneesium, täielik elumuutja minu jaoks kunagi ühes beebigrupis üks naisterahvas soovitas. Ja see tõesti, mul on nagu mul on rahutute jalgadega nagu probleeme ja see nagu aitab jube hästi, pluss ta peaks aitama nagu närvilisuse vastu ja nii edasi seedimisele mega hea. Siis ma olen ära kasutanud ühe selle. Seda ma olen rääkinud, suuvett mul läheb, mul on autos, mul kotis, mul on mitmes kohas. Siis üks Rexona deodorant, mis on nendest deodorantidest nii-öelda mu lemmik poe deodorantidest, aerosoolidest. Siis on see pusasprei, see meie pere lemmik, see on see, ka mis nüüd meil on otsas, aga mul on siin teisi, mis on poolikud, igasugused erinevad, et proovime need ära kasutada. Ja siis sai otsa see, mida ma tõsiselt soovitan, kes ka sükest näopuhastuskreemi või asja palsamit tahab kasutada, et see lumenema, minu arust ma ostsin selle Ilust ja ta on väga hea. Ta on kuivale nahale mõeldud ka, mis tõttu nagu ta sobib mulle hästi, sest mul on nagu süke normaalse kuiva naha nagu vahepeal. Et tõesti nagu niisutas ja mõnus ja ei pannud silmi kipitama ja tegelikult ta maksis äkki mingi 10 euro kanti ja siin oli palju seda sees oli, sest seda jätkus ikka päris tükiks, 150 milliliitrit, et hästi tükiks ajaks jätkus ja selles mõttes ma nagu väga soovitan seda küll. Nii, siis mul sai otsa see maasika kollagen, praegu mul on apelsini oma, ja siis mul sai otsa see vaniljelõhn, mille ma minu meelest kas kuskilt Temust või kuskilt tellisin. Temust, mis Temust, issand jumal. Selle ma tellisin kas Notinost või kuskilt Magdast, üksest kohast. Kogu aeg ajan sassi neid. Et ta oli hea lõhnaga, aga ta on nagu selline, ta oli nagu siuke, ta maksis 5 eurot enne. Ja ta peaks olema eau de parfüm. Peaks olema parfüüm. Aga tegelikult ta nagu
see, et kuidas ta peal seisis ja niimoodi, see oli rohkem nagu siuke kehasprei moodi. Aga 5 euro eest, ma ei mäleta, kas ta oli soodukaga või ta oligi 5 eurot, aga igal juhul nagu 5 euro eest väga rahul. Et noh, ma ei tea, kas ma nüüd uuesti hakkan tellima, võib-olla hakkan, noh, lihtsalt, et mul neid kehaspreisid on. Praegu mul on kasutuses siis Laimiõie oma Bodyshopist, mis Kerliga koos suvel ostsime. Või noh, tema ostis mingi teise, mina ostsin selle. Ja see on siis nagu ka kuivast, normaalsest kuiva nahani ja ta on nagu sellepärast siin see nahk oluline, et teda võib ka nagu näole lasta. Et vanasti mul need kehaspreid, mis on olnud, on sellised olnud, mis on lihtsalt nagu kehaspreid, aga see on ka näole. Mulle see lõhn väga meeldib vaatamata sellele, et mu laps ütles, et see lõhnab nagu WC värskendaja. Minu arust on väga hea. Ja, siis mul ongi otsa saanud üks auto või käekoti suuruses suuvesi. Siis on otsa saanud üks purk D-vitamiini. D-vitamiin on see, mida ma ka nagu proovin üldiselt nagu kogu aeg võtta. Siis sai otsa see hästi kallis Avanti kreem. Mingist karbist sain. Täiesti normaalne niisutav kreem, aga noh, ma ei ütleks küll, et noh, päris kindlasti ma ei hakka seda uuesti ostma. Et ma ütleks, et kui seda saab kuskilt karpidest ja asjadest, et siin kommentaarides ongi olnud vestlus, et noh, et kas on mõtet neid karpe osta, et kas miks mitte lihtsalt osta nagu mingeid tooteid, mis ma tean, et mulle meeldivad, siis see ongi see, et jah, et kui sa ei tahagi katsetada ja sul ongi lemmiktooted, ega ei ole mõtetki neid karpe ja kalendreid tellida, aga esiteks ma kalendreid ja suuremaid ei telli pimedalt, ma vaatan, mis seal on ja karpidega ongi see, et kui sa tahad proovida mingit asja, tahan proovida seda 90 eurost näokreemi, never ise ei ostaks. Aga tahtsin proovisin ära ja olen rahul. Üllataval kombel ma olen ära kasutanud 2 huule pliiatsit. Vanasti üldse ei kasutanud, nüüd mul 2 tükki oli. Ja mõlemad kasutasin ära ja ma täitsa tunnen puudust, aga no ei viitsi ka hakata minna uut ostma. Aga üks oli see ka ilukarbist saadud. See oli minust Revolutioni oma. Taga on nagu see probleem, et ta nüüd on niimoodi, et kui ma ta panen siia, siis ma ei saa ta siit hästi kätte ja ühesõnaga teda ei ole väga palju alles ja mugav kasutada. Et see oli hästi selline Revolutioni oma ta oli jah, ja ta oli siuke hästi kreemias, et tal peal ei püsinud väga hästi. Aga ta oli hea, noh, paremini ikka kui näiteks huuleläige, nii et kui ma üleni huuled sellega tegin, siis ikkagi nagu oli päris hea see. Päris hästi püsis peal. Ja teine huulepliiats, mille ma ära kasutasin, oli siis see Nixi Plamp. Et see oli küll niimoodi, et ta peaks olema plumping ja oli tunda. Kui ma teda peale panin, see oli keeratav. Et kui ma peale panin, siis oli tunda, et ta oli noh, nagu niimoodi kiheles, on. Aga sellega oli minu arust ka see natuke, et ikkagi see toon, seal ei olnud nagu tooni valik väga hea, et see tundus nagu täpselt siuke hea neutraalne toon, aga minul on huvitaval kombel kõik nagu või noh, kõik toonid ma panen nagu löövad kergelt lillakaks või ma ei oska nagu öelda ja ta minu huulte peal jäi tegelikult nagu veits lillaks ja praegu ma vaatan, et isegi käe peal, et kui ma ta siia sain veel natukene siit, siis tegelikult siuke lillakas, et ma tahaks just, et ei oleks lillaks, et pigem nagu siuke, kas siis pigem kalduks kuhugi, ma ei tea, virsiku poole või oleks nagu lihtsalt neutraalne. Et minu arust seal ei olnud jah sobivamat tooni, et isenest muidu normaalne, ta ei olnud nii kreemias, püsis paremini peal. Et seda tooni ma kindlasti ei osta uuesti, aga see on nagu minu isiklik probleem. Et isenesest huulepliiatsina Nixi asjad on nagu hinna kvaliteedi suhtepõttes minu arust nagu väga hea, kuigi nende hinnad on ka läinud nagu väga kõvasti üles. Siis ma kasutasin ära ühe näooli, ka kuskilt karbist saanud. Üldiselt ma olen niimoodi, et ma ei ole näoõli pidanud vist ostma ise, ma ei tea millal, nüüd ostsin selle Ordinari oma ja enne seda ma ei tea millal, sest kogu aeg on karpidest ja kalendritest tulnud ja seda läheb ju reaalselt paar tilka, on. Et hästi kauaks on jätkunud ja kuidagi pole pidanud ostma. Olen saanud erinevaid katsetada. Jällegi on vedanud, et on sobinud enamus. Aga nüüd jah pidin ostma sellepärast, et ei olnud tulnud kuskilt midagi praegu. Ja siis selle Color Wow, mis on hästi süke,
kus ma ütlen, haibitud siuke juuksetoodete firma, selle šampooni ostsin mingi soodukaga, võis vabalt olla, ma ei tea, eelmise aasta mustal reedel, ma ei mäleta nagu hästi tükk aega tagasi, sest ma kasutan mitut korraga tavaliselt. Aga see oli hea, vahe on tuntav ikkagi, üldiselt ma ütlen šampoonidega, lõhn oli hästi, šampoonidega ma üldiselt ei tunneta väga vahet, kui on head, see on head, ma saan siis aru, kui on halb. Näiteks see Saias oma, mis ma ostsin, mingist Selverist, mis maksis ka mingi, ma ei tea, päris palju toidupoe šampooni kohta, see oli nagu halb. Siis ma nagu tunnetasin, et see oli halb, aga jälle, see on iga ühe juuste küsimus, on ju. Et minul on hästi õhuksed juuksed ja neid on nagu vähe ja need on sellised, õrnad on ju ja värvitud, et kõik, võib-olla teistele sobiks Saias, aga mul ei ole seda pudelit näidata, sest ma ei kasutanud seda ära või ma ei mäleta või näitasin kunagi, minu meelest ma kasutasin seda lõpuks vedelseebina selle kätepesu dosaatoris. Ja viimane asi, mis ma nüüd ära kasutanud olen siin vahepeal, on see Kajali vanilla, mingi, et ma tellisin neid, need on 10 millised minu arust. Ja need on väga head, need on tugev ja püsib hästi peal ja 10 milline on nagu hea katsetamiseks ka, et need ma nagu pime tellisin. Seda ei tellinud pime, ma tellisin enne selle testerpaki ja siis osad teised pime tellisin, aga selle ma tellisin selle testerpaki järgi ja mulle tõesti see väga meeldiks ja mul oleks väga hea meel, kui mul oleks see, aga ma see aasta olen kõikide asjadega teinud, et ma üritan ära kasutada need asjad, mis mul on pigem. Kui nad peaksid mustal reedel minema väga heasse soodukasse, siis seda ma nagu näen, et mul võiks tegelikult suur pudel olla, sest ta on ka hästi hea nagu teistega panna niimoodi mängida, et mul on Kajalilt see oli vanilja, siis mul on pistaatsia, punane pipar, ämber, mingid erinevad sitrus on ja, et paned üht näiteks seda vaniljat on ja siis paned natuke ämberit sisse, et sügavust anda või midagi sellist, et nendega annab nagu jube hästi mängida, aga ta on ka ise üksinda, nagu mulle väga meeldis. Kahju on, ma mõtlen kogu aeg jälle nagu see sama pakendi äraviskamise teema, et äkki jätaks parfüümipudelid alles või jätaks alles vähemalt need, mis ma tean, et ma võiks tahta uuesti. Ma ei tea, ma ei pane seda praegu prügikasti. Siia. Ja vaatame, mis siis ma välja mõtlen sellega, et näiteks ma mõtlesin, et paneks pesusahtlisse, nagu mitte, selles mõttes, et kas pükste sahtlisse või särkide sahtlisse või kuhugi, et natuke ta ju ikka veel lõhnab, kuigi ta nagu lasta enam ei saa, et võib-olla oleks nagu hea variant, aga ega nüüd ei olegi muud, kui tuleb koristama hakata, ma ei saa siin seda rohkem edasi lükata ja ma ütlen ausalt, vaadake, mis siin on selja taga. See on siis normaalne, siin eest isegi ei näe, nagu siin on ka kõik asjad laua peal, millega ma täna hommikul tegin. Nii et siin mul ongi need teised lõhnad. Pink pepper ja tsitrus, kusjuures mulle tundub, et pepper arvab, et ma räägin temaga. Pepper, ma rääkisin lõhnast, mitte sinust. Ta topsime. See on minu pink pepper. Pepper on siukse näoga, et ta kardab, et mu pill on ta maha. Vaata, kes seal on. Kes siin telekas on või telefonis. Pepper on rokane natuke. Pepper on siukse näoga, et mis asja sa räägid. Talle vist ei meeldi ka see parfüümid siin kõik või need spreid, mis ma olen peale endal lasknud. Vaat pepper, aga ma pean hakkama koristama nüüd. Jah, ma tean. Mul on täpselt samad tunded selle koha pealt. Raske uhe tuli sealt. Aga mul on vaja see mingi süsteem. Mul on siin see alumine riiul ka, kus mul on väikse prillid ja mingisugused asjad. Sirgendajad. Juuksehooldusvahendite kotid. See üks Cult Beauty's. Ma ei mäleta, kus ma selle sain. Neil oli vahepeal siukseid pakkumised, kui tellisid umbes 200 eest, siis said kaasa siukse koti, mis oli täis asju, mis olid väärtuses 150 midagi siukest. Või tellist 150 eest ja said kaasa koti, kus oli 200 eest. Midagi sellist. Egast kuskilt siuksest kohast ma olen selle koti seal. See on väga hea juuksehooldusvahendite hoidmiseks ja teine on ka Cult Beauty. Issand, siin on kohviplekid peale siuke paberist. Lahe muidu nagu Cult Beauty on siia ette kirjutatud.
ja siin mul on ka üksihooldusvahendid. Aga üldiselt me peaks tegema selle asja ka ära, et suve asjad, riided ja asjad ära pakkima, sest et ilmselgelt suvi on läbi. Ja mul on ka mingi väike kott siin sügise mingeid asju, mis ma ostsin mingi hetk, et saaks need ka teile ära näidata. Nii, aga vaatame siis. Teeme niimoodi, et paneme timelapsi peale ja ma teen selle korda, sest siin läheb muidu tükk aega. Wow! Ma ehmatasin. Aga ma sõitsin valesti. Vabandage mind korraks, ma tõmban püksid üles. Aga tule siia. Oi, no tšau!